Nii. Mina räägin siis laias laastus õigekeelsus sõnaraamatust ja kõige üldisemal viisil, sellepärast et õigekeelsus sõnaraamatu kitsamaid probleeme valgustatakse siin erinevates ettekannetes. Ja ma pealkirjastasin oma ettekande vilets keel, vilets meel, õssiga või õssita. Ma alustan meie tavalise tööpäeva kirjeldusest. Et kui me tegeleme õssi sõnavalikuga, siis me valime praegu üsna hoolega, milliseid sõnu me üldse õssis hakkame kajastama, milliseid mitte. Et siin on lihtsalt väikene sõnavalik, et mida me oleme praeguseks otsustanud, et eelmistest õssidest järgmisesse õssi enam edasi ei tule. Et selliseid kõnekeelseid sõnu on ligi 300, mida me oleme siis järgmisest õssist nii-öelda maha jätnud. Ja mahajätmine tähendab, et me ei kustuta neid kuskilt ära, aga nad jäävad lihtsalt õigekeelsus sõnaraamatu valikust välja, aga on kättesaadavad kõigile ühendsõnastikus. Nii et igaüks võib siin lugeda mõned näited, näiteks ahvinägu, aplaager, ooramaja, munajooja, tillist tõmbama, tutkit, tüng, et selliseid sõnu me edaspidi enam otse õssi sisse ei pane. Või siis teine valik sõnu, näiteks harvaks märgitud sõnu, neid on veel rohkem meil õssist maha jätud. Et siin on tõenäoliselt teile enamus sõnu on tundmatud. Need on olnud seni õssis sees, kas siis päris märksõnana või seal tuletisena või liitsõnana sees. Et selliseid sõnu oleme me õssist üsna hoolega välja arvanud. Või siis ka vulgaarseid sõnu oleme õssist maha jätnud siis umbes 50 praeguse seisuga ja siin siis mõned toredad näited, mida edaspidi õssis enam ei leia, näiteks hoorapoeg, keberniit, lahmoon, morda, selle sõna jätan vahele, mölakas, pano, pasapüks ja nii edasi. Siis tavalise tööpäeva sisse käib ka see, et teeme valikuid, et kui võib-olla see valik on lihtsam, mida me õssist välja jätame, aga keerulisem on see valik, et mida mingil põhjusel ikkagi õssi sõnavaliku sisse arvata. Et siin me oleme teinud siis igasuguseid otsuseid, mitmeid kordi oleme arutanud, eri töörühmad on omakorda arutanud neid allküsimusi. Ja siin on siis näiteks sellised levinumad kõnekeelsed sõnad, mida siis paralleelselt rööpvõimalustega neutraalse kõrval me oleme õssi sisse jätnud. Ja see hoiatus, mis pealkirjas on mainitud, see on siis nii-öelda registrimärk selle sõna juures, et mis siis mingil määral annab infot selle sõna kasutamise laadi kohta. Et siin on siis näiteks juhtraua kõrval lenkstang või leistang, tsitaatsõna longteringi kõrval longera, vatikuue kõrval pufaika, suudlema kõrval on igasugused musitama, musutama, mutsutama, need on õssi siis praegu sisse jäänud, trotuaar natuke vanamoelisena kõnnide kõrval ja nii edasi. Samamoodi siis vananenud sõnu oleme ikkagi õssi sisse jätnud, et kontsa kõrval siis apsat, et mõeldes mingile rahvatantsudele näiteks või kuidagi moodi, kui mingid vananenud sõnad veel meie ümber on teada, et siis neid me oleme ikkagi sisse jätnud. Või siis vananenud tsirkulaar ringkirja kõrval või siis rahvanimi tunguus evengi kõrval. Et see on siis selline tavaline tööpäev. Ja sattusin ühe sellise tavalise tööpäeva õhtul minema teatrisse. Ja teatris sain väga iseloomuliku ahetuse osaliseks. Ja see teatritükk, mida ma vaatasin, oli Molieri Õpetatud naised. Ja millest ma seal siis sellise ahetuse osaliseks sain? Seal on teemaks muuhulgas siis ka tublide kodanlase naiste omavaheline arutus nii-öelda õige keele üle. Nii et täpselt samad küsimused, millega me päev otsa olime tegelenud, olid õhtul teatris lavalaudadel. Nii et Filaminte, kes on siis üks tubli kodanlase naine, heidab ette ühele tegelasele, et see nurjatu on lausunud maitsetu sõna ja selles on solvata saanud keeleideaal, mis ometi on kuskil vaidlematul moel fikseeritud Vargelaal ja kõigutab nõnda teaduste alust ja grammatikat, mis on nii ülev ja suur ja et seda kuulab vürst ja monark. Ja teine proua siis Beliis, kellega ta seda teemat arutab, omakorda kinnitab, et keelestruktuur ei kuulu siis sellele, keda nad kritiseerivad kuidagi pähe, ainult jõledaid vigu ta teeb
ja ta ei pea kinni sellest valitud sõnade määrast, ütleb sihantset, kui ta peaks hoopis ütlema sellist või säärast ja iga sõna pole sugugi šikk, mida ta kasutab ja näed, ta korra kasutab isegi 2 korda sufiksit ki ja nii edasi. Nii et minu peas sai kokku ikkagi väga selline paradoksaalne vastuoluline olukord tollel päeval. Ja mu ettekande pealkirja esimene pool on täpselt sellest samast kohast pärit, nii et kokkuvõte oli siis ühe proua kokkuvõte oli, et vilets keel, vilets meel ja kui sõge ja sompund. Siia kõrvale ma panin ka prantsuskeelsed originaali väljavõtte sellest samast reast, nii et kes prantsuskeelt oskab, see võib aimata, kuidas see siin tõlgitud on. Ja 3. rida on siis veel ingliskeelsest väljaandest. Nii et kuidas seda siis on edasi antud, seda hämmeldust ja solvumust siis sellise viletsa keele üle. See näitemäng ise kuulub siis 17. sajandi Prantsusmaale ja seda ajastut Prantsusmaal iseloomustab Prantsuse Akadeemia loomine 1635 ja see Prantsuse Akadeemia sai loodud just nimelt prantsuse keele arendamiseks. Ja see tegelane Bachelard, keda seal mainiti, see on siis üks nendest originaalsetest või algupärastest akadeemia liikmetest, kes oli tuntud siis oma põhjaliku prantsuse keele oskuse ja keelekasutuse korrektsuse poolest, et tema oli see tõsine lipulaev seal akadeemias. Ja tema põhimõte oli, et sõnu ja väljendeid tuleb hinnata ühiskonna parima osa ehk eliidi keelekasutuse järgi. Ja eesmärk oli loomulikult puhastatud, korrastatud prantsuse keel. Ja kui me vaatame seda Molière'i õpetatud naiste kirjutamise aasta arvu, siis ta on selle kirjutanud 5 aastat pärast akadeemia loomist. Nii et 5 aasta jooksul tõenäoliselt on prantslased kuulnud siis igasuguseid ütlusi korrektse ja viletsa keele kohta ja Molière on siis pannud need arutlused siis teataval viisil oma näidendisse. See raamat, mida mina kodus kasutasin, sest mul oli natukene tsitaat valesti teatrist meelde jäänud, kui ma koju jõudsin. Aga kui ma raamatud välja otsisin, siis ma sain selle õige tsitaadi kätte ja siin ma siis pööraks ka tähelepanu, et selle näidendi on 40. aasta tõlkinud Ants Oras ja see eksemplar, mida ma raamatukogust sain, seal oli siis tõlkija nimi oli mustaga üle tõmmatud, nii et omal ajal ei olnud ta siis teataval ajal õigete inimeste hulgas juba tõlkijana. Ja teine variant, mida ma vaatasin, oli siis 74. aastal välja antud näidendite raamat, kuhu eessõna on kirjutanud Ott Ojamaa, kes siis kirjeldab kogu seda olukorda, seda ajastut ja Molière'i. Ja Molière oli ise väga mitmekülgne tegelane, et ta ise kirjutas oma näidendid, ta lavastas neid ja ta näitles ka seal. Nii et Ott Ojamaa on teda nimetanud siis nagu omamoodi 10 võistlejaks. Ja selle näidendi teema ongi siis, või üks teemasid on, et kuidas tublid kodanlase naised arvustavad noorte ja matside kõnepruuki ja kiidavad siis ühte tegelast, kellel on võime siis rääkida täpselt selles õiges keeles. Ja veel väike märkus, et seda kõnekeelt, mida seal näidendis on kasutatud, on siis Ain Kaalep iseloomustanud Orase puhul nii, et Oras on seda nagu kõnekeelsust välja mõelnud sinna näidendisse. Aga August Sang hilisemas tõlkes on siis kõnekeelt nagu rahvakeelest võtnud, et nagu valinud välja paremad jupid juba kasutusel olevast rahvakeelest. Aga see on selline üldine taust lihtsalt. Nii et siit tõukus see teema või mõtlemiskoht, mis on vilets keel, kas siis on vilets meel ja mis on õige keel ja kas siis on õige meel. Nii et kui nüüd panna nagu meie praegused õssitegemised selle viletsa keele ja Molière'i ridade kõrvale, siis on see ikkagi üsna arusaadavalt ühendatud. Et kui nurjatu tüüp lausub maitsetud sõna, siis on see just see sama tegevus, mida ma algul kirjeldasin, et me valime, milline sõna sobib õssi, milline ei sobi õssi. Või kui mõni sõna ei ole šikk, siis õss on harrastanud neid punase rohelise märke, et üks õssi sõna on šikim kui teine ja nii edasi. Ja mingisugune valitud sõnade määr on siis see hulk, mis meile õssi mahub. Ja kui keelestruktuur pähe ei kulu, siis keelestruktuuri tuleb siis käia vaatamas meie ajal ekiteadmikus või keelereeglites. Ja kogu see keele ideaal ja vaidlematul moel fikseerimine
mida kuulab vürst ja monark. See seostub siis minu peas nagu õssiga tervikult, aga ka meie siis põhiseaduse, keeleseaduse, kirjakeele määruse ja kõigi teiste asjadega. Ja teine teema, mis praegu nüüd sisse sõitis umbes nädalapäevad tagasi, kui riigieksami lõpukirjandi kirjutajad kirjutasid oma teemasid, siis seal teemade hulgas oli valitud ka üks artikkel Sirbist, see alumine tsitaat siin, et uuskeele ohtudest. Ja siis ma meenutasin, käisin omakorda ise vaatamas Orwelli 1984. aasta raamatut, kus siis seda uuskeelt on kirjeldatud ja siin sain siis peaaegu samasuguse hämmastuse osaliseks nagu selle Molieri tekstiga võrreldes. Et Orwelli uuskeele puhul eelistatakse ka, et iga mõiste, mida vaja läheb, tuleks väljendada ühe sõnaga. Tähendused peavad olema rangelt piiritletud, kõrvaltähendusi, kahemõttelisusi, tähendusvarjundeid üldse ei tohiks keeles olla. Igakülgne reeglipärasus peab keeles valitsema, siis on ta õige keel, siis on ta hea keel. Ja sünonüüme ei peaks liiga palju olema ja üleüldse igasugune püüd sõnu lühendada on siis sellise õige uuskeele iseloomulik joon. Ja seda õiget uuskeelt on just siis vaja selleks, et seda ametlikus keeles, ametlikus suhtluses kasutada. Et seal on otse välja öeldud, et mingit ilukirjandust üldse ei ole tarvis harrastada. Ja see Sirbi kirjutis siis paneb selle Orwelli uuskeele temaatika, paneb siis tänapäeva konteksti ja toob selle siis selle poliitilise korrektsuse teema kõrval välja. Et poliitiline korrektsus toodab ka nagu sellist üleüldist keele neutraliseerimist. Ja nüüd, kui me vaatame siis praegusi õssi selgitusi, et mida me oleme siis pannud nendele omaaegsetele õssi punastele rohelistele sõnadele juurde, et siin on tegelikult täpselt samalaadne põhjendus sees, et varasemates õssides soovitati vältida tuletisi, mille sõnaliik ja tähendus on algsega võrreldes sama. See tähendab, et kui keeles juba on mingi sõna, pole vaja seda järgmist sõna. Et naljakal viisil kõlksub kokku ka selle uuskeele temaatikaga. Nii et õss ja tegelik pruuk veavad juusnoota. Selle toreda väljandi ma avastasin Uno Liivaku kirjatükist ja see tähendab siis seda, et seda meil sõnaraamatutes ei ole. Võib-olla murdesõnastikus on, aga see on olemas fraseologismide andmebaasis. Ja see tähendab siis seda, et nad on kergelt nagu võistluses või kergel vaenujalal või kergelt ülitsevad. Et õssi ja tegeliku pruugi vahel on mingisugune pinge kogu aeg. Ja Uno Liivaku seal oma artiklis siis kirjeldab samamoodi neid õssi punaseid rohelisi sõnu ja et hulksõnu on loogsulgudes, mis tähendab, et neid pole vaja üldse. Teiste kohta öeldakse, et nad ei tähenda seda, mida nad tegelikus pruugis tähendavad. Ja et kolmandate kohta soovitatakse paremaid võimalusi. Ja kõik see, kui neid arvestatakse, siis see tähendaks ideaalset, laitmatut kirjakeelset kasutust. Ja need sõnad, mida ta seal mainib, on need samad sõnad, mis meil absoluutselt kuni viimase päevani on kogu aeg siin ringelnud meie ümber. Et sõnad läbi, kaasaegne, need sulgudesse pandud aastaarvud tähistavad siis seda, et millal nendest on hakatud rääkima kui kehvadest sõnadest või kehvadest sõnakasutustest. Asine, plastik, pasta, peale, pärast ja ajahetk. Ja ajahetkega on ka naljakas sõna, et ajahetk, mida on halvaks peetud, on tegelikult õsside sisekasutusel olnud kuni viimase õssini, kus on ka see halb sõna siis ära kõrvale jäetud, asendatud siis see definitsioon nii-öelda parema sõnaga. Ja Uno Liivaku küsib, et kas õss on eksiteel. Nii et kui õss selliseid asju teeb, et kas põhimõtteliselt õss võib olla eksiteel. Et kui keel muutub, tähendusmahud muutuvad, tähendused nihkuvad, tähendusi tuleb juurde. Ta nimetab seal, tema tsitaat on see, et kui sõnal on mitu tähendust või tuleb teine tähendus juurde, et siis sõna hakkab kandma kohe mitut taaka. Ja et arutab nende asjade üle. Ja väga mõistlikul viisil arutab ta ka selle üle, et keel ei saa olla selline ühtne arusaadav, ühtlustatud ideaal kõikide jaoks, vaid kuna keele kasutajad on väga mitmesugused inimesed, vanemad, nooremad, maainimesed, linnainimesed ja nii edasi, et see põhimõtteliselt nagu ei olegi võimalik.
Ja see küsimuste küsimus ongi tegelikult see, et kui õss ja tegelik pruuk on omavahel vastuolus, et kuidas seda vastuolu siis lahendada, kui võrra arvestada tegelikku pruuki, mida sisse võtta õssi, mida mitte sisse võtta. Ja ega need arutlused ei ole ka uued nüüd tänapäeval. Nii et kirjakeele ja ühiskeele vahekorra üle on arutatud kõikidel aegadel juba alates 100 aastat tagasi. Nii et kui omal ajal tervitati uue õssi ilmumist selliste lootusrikaste lausetega, et nüüd on meil ilmunud õigekirjutuse sõnaraamat, mis on tulnud siis, et kõiki kõikuvusi ja väärnähtusi kõrvaldama hakata. Ja siis on käsuread koolidele, et tuleb see sõnaraamat koolides kasutusele võtta, siis samal ajal ikkagi tegelikus pruugis kõik ei ole nii hästi sellega kohanenud. Et siin 3. tsitaat on Tallinna Teatajast, et ajad paranevad, aga õigekirjutus ikkagi ei parane. Ja siin on kõrval siis üks selline tsitaat ühest kuulutusest, kus on siin väga viletsas keeles on siis ühte teist kirja pandud. Ja hea meelega tõin välja ka siis kirjakoha, mis rääkis Paide õigekirjutuse probleemidest ja siis see koht, kus tegelikult pööratakse teravat tähelepanu keelelisele õigsusele, kasutab väljendit, et keeleliselt õieti koostatud reklaamtekstid. Nii et õietiga on siis hiljem juhtunud see, et õietile on paha pitser külge pandud selles tähenduses, aga omal ajal oli ta just täpselt sellises kasutuses. 30. aastatel jätkus täpselt samal viisil selline arutelu ühiskeele ja kirjakeele vahekordade üle. Ja kui 39. aastal toimus õpetajate kongress, siis seal esines meile hästi teada professor Andrus Saareste, kes ütles, et kirjakeel peab arvestama ühiskeelt. Ja tema pidas silmas just õpilasi, et kui õpilasti koolist treenitakse, et siis õpilastel tuleks seda vaeva säästa, et kui tegelikus pruugis mingid asjad väga kõvasti esinevad, et siis kahtlemata tuleks see kirjakeele normi sisse arvata. Ja teine tsitaat on ka tore, et õpetajad on siis nurisenud täpselt samal viisil nagu praegu 100 aastat hiljem, on nad ka 100 aastat tagasi nurisenud suure keelesegaduse üle ja ütelnud, et õigekeelsuse sõnaraamatud kubisevad lausa igasugustest rööpvõimalustest ja lisaks, kui ilmub uus sõnaraamat, siis on iga trükiga on ta oma sisu küllaltki muutnud. Nii et tõsi ta on, see on toimunud kogu aeg läbi terve sajandi. Ja siis on tähele pandud ka, et kirjakeel tungib üleüldse väga kõvasti peale ja teadusalade kaudu peale ja rahvakeel saab siis selle võrra kannatada. Ja magister Ariste on siis soovinud näidata, et 30-ndatel, ma rõhutan, on ta juba arvanud, et kirjakeel on ikkagi üsna hästi juba valmis, et aga oleks ikkagi veel midagi õppida rahvakeelest. Ja hea väike skeemikene Tigari kasutusest, et need märksõnad, mida ma seal uurisin, kirjakeel ja ühiskeel, et siis on siin näha sellised pingeread, kes on siis nendel teemadel oma artikleid või kelle artiklid on siis sinna Tigarisse jõudnud. Et eriti aktiivselt on siis neid artikleid ilmunud nüüd uuemal ajal, aga no kahtlemata varasemal ajal ehk ongi vähem artikleid üleüldse ilmunud. Nii et kirjakeele esirida, kes siis kirjakeele asjadest on kirjutanud, on siis Aili Künstler on võidumees. Temale järel on siis Jüri Viikberg, Külli Habitiit, Ennost ja kõik tuntud nimed. Ja ühiskeele asjadest tuleb välja, et on kõige rohkem siis kirjutanud Peeter Olesk. Ja seejärel Krista Kerge, kes teatavasti on siis kõvasti propageerinud ka seda, et ühiskeel ja kirjakeel ikka nii väga palju erinevad asjad ei tohikski olla. Või Kadri Koreinik ja Marie Undergi, Helen Plado ja teised. Nüüd, kui me praegu tegeleme õssi ajakohastamisega, siis ei saa hetkel üle ega ümber, kui tuleb seda õigusruumi arvestada ja õigusruumist rääkida. Et õssi puhul kahtlemata me mõtleme ka, et kas õss on ametlik sõnaraamat või kui ametlik või millisel viisil ametlik sõnaraamat õss on. Et ametlik sõnaraamat on siis kirjanduses öeldud on üldjuhul nendel keeltel, kus on olemas olnud see omaaegne akadeemia. Nii et siin on siis mõned näited, et Euroopas 17 ja 18 sajand, et Itaalia keeleakadeemia on teinud siis oma sõnaraamatu, juba mainitud see prantsuse keele akadeemia on oma sõnaraamatu teinud ja sajand hiljem siis
teised Euroopa maad, Saksa, Hispaania, Inglismaa, Taani, Rootsi kohta oli siis info, et kuningas andis käsu sellise sõnaraamatu tegemiseks juba 18. sajandi lõpul, aga tegemisse jõudis ta siis aastatel 1900 kuni 2023. Väidetavasti inglased ütlevad, et neil ei ole oma ametlikku ametlikku sõnaraamatut. Ja sellesama Prantsuse Akadeemia sõnaraamatu kohta on siis öeldud, et ta on küll ametlik autoriteet sõnakasutuse, sõnavara ja grammatika asjus, aga ta ei ole seaduse jõudu, tal ikkagi ei ole. Ja see pilt siin illustreerib nüüd möödunud aastat Prantsuse sõnaraamatu 9. trüki ilmumist, kus siis Macronile antakse see köide üle ja siis omakorda on juba kiirelt ilmunud ka BBC ajakirjas kriitikat selle kohta või märkmeid selle sõnaraamatu kohta, et jah, sinna on pandud sisse uued sõnad ja need uued sõnad on sooda, sauna ja jupi, aga nii-öelda päris uusi sõnu või tänapäevaseid sõnu nagu TikToker või vlog või nutitelefon või emoji, et neid sinna ei ole kaugeltki veel jõudnud sellesse sõnaraamatusse. Nüüd, kui meie juurde lähemale siia tuleme, et põhiseadus, et kõik need seaduse pügalad, mida me õssi õigusruumi puhul peame vaatlema, et põhiseaduses teatavasti kirjakeelt üldse ei mainita. Et põhiseadus räägib ainult eesti keelest, et meie riigikeel on eesti keel ja me kasutame riigis asjaajamiseks eesti keelt. Et ei öelda, et me kasutame kirjakeelt, eesti kirjakeelt, vaid eesti keelt. Nii et mõiste kirjakeel põhiseaduses puudub. Kirjakeele mõiste tuleb sisse keeleseaduses ja keeleseaduses on siis öeldud, seostatud just seda kirjakeele normi ametliku keelekasutusega. Nii et keeleseadus toob meile siis selle kirjakeele normi ja ametliku keelekasutuse. Ja ametlikku keelekasutust on siis keeleseaduses ka siin täpsustatud, et see on siis ka põhimõtteliselt see keel, milles riik suhtleb inimesega või inimene riigiga ja kõik need õigusvaldkonnad ja mida siin veel mainitud on, dokumendid, veebilehed, sildid ja nii edasi. Ja lähemale siis eesti keele kirjakeele normi täpsustamisele jõuame siis selles kirjakeele normi rakendamise määruses, kus on siis välja toodud, et selle all mõistetakse õige kirjutuslikke, grammatilisi ja sõnavaralisi nende normingute ja soovituse süsteemi. Mõnes kirjatükis me oleme juba arutanud selle üle, et mis need sõnavaralised normingud on, sest grammatilised ja õigekirjutuslikud on üsna üheselt arusaadavad kõigile. Aga sõnavaraliste puhul, et mis sinna siis täpselt võidakse sisse arvata, kas siis teatav sõnavalik üksnes või siis ka tähendused. Ja üldiselt ollakse jõutud juba ammu arusaamisele, et tähendusi selle all nagu mõista ei saa. Siin on ka sisse tulnud siis ka hea tava mõiste, aga see on üleni defineerimata, nii et see jääb siis selliseks igaühe sisustada, et mis see hea tava võiks olla. Ja siin tuleb siis sisse konkreetselt meie õigekeelsus sõnaraamat, aga samuti keeletoimkonna otsused ja punasega olen üle teinud siin, millest on ka mitmeid kordi juttu olnud, et seda, kellele me peaksime toetuma oskussõnavara puhul, seda ühingut, Eesti terminoloogia ühingut ei ole juba ammu olemas üleüldse. Ja nimeasjade puhul aitab siis normingule kaasa nimeseadused, erinevad nimeseadused. Nii et siit tulevad siis meile sellised mõisted. Nüüd möödunud aasta kevadel siis sellise väikesel kriitilisel hetkel, kui õiguskantsler asjadesse sekkus, siis ta tegelikult tuletas meile lihtsalt kõiki neid samu asju meelde ja et kuidas keeleseaduses, õss peab lähtuma keeleseadusest, mis on kogu aeg plaanis olnud ja mida on kogu aeg õss teinud. Ja keeleseadus siis, meenutan, rääkis ikkagi ainult kirjakeele normist, mis puudutab ainult ametlikku suhtlust. Nii et ta on kohustuslik ainult seal. Nii et nüüd ongi siis selline küsimus, et õss on kirjakeele normi alus küll, aga ainult ametlikus suhtluses, aga kuidas siis mujal, et kas ta siis on üleüldiselt ametlik sõnaraamat või tegelikult ei ole. Ja siis veel üks dokument, mis õigusruumiga meil kokku puutub, on siis eesti keele arengukava ja siis omakorda selle õssi tegevuskava. Ja siin on siis sisse toodud see teema,
mida ma juba enne rääkisin, see tegeliku pruugiga kokkupuutumus, et kirjakeele arendamisel tuleb arvesse võtta tegelikku pruuki ja keelekasutust ja keele uurimise tulemusi ja uut õssi on ka uuendatud ja täiendatud eesti keele korpuse ja keeleteaduse uurimistulemuste põhjal. Nii, see oli siis õigusruum. Ja nüüd, kui me tegelemegi selle sama tööga, millega ma oma ettekannet alustasin, et õssi sisu ajakohastamisega, et kuidas, millele me siis tegelikult praegu toetume. Et toetumegi siis eeskätt suurtele keeleandmetele, mitte suurtele keelemudelitele, vaid suurtele keeleandmetele. Nii et eesti keele ühendkorpusele. Eesti keele ühendkorpus on meil siis kõige suurem keelevaramu praegu ja seal on siis juba palju läbi käinud 3,8 miljardit sõna ja seal saab seda korpust valida ja valida neid allüksusi, mida lähemalt uurida vajadusel. Seal saab eristada žanre ja teemasid. Ja tegeliku pruugi puhul, kuidas siis asjad käivad, et ma pealkirjastasin siin selle, et märkamisest uurimise ja kirjeldamiseni. Et kõigepealt tehaksegi keeleasjade kohta pelki tähelepanekuid ja EKI teadmikus on igasuguseid peatükke näiteks, et käänamine, normingud ja tegelik kasutus, et kus on mingid juhtumid, mis keeles on näha, mis tegelikus pruugis on näha, aga praegu normingule veel ei vasta või siis õigekirja probleeme. Ja tähelepanekuid saadetakse meile palju päris ka sõnaveebi tagasiside kaudu või siis keelenõu tagasiside kaudu. Ja ühed väga head asjad on ka magistri- ja doktoritööd või teadusartiklid, koguteosed, mis siis kirjeldavad mingisuguseid keeleprobleeme. Ja kui on tarvis siis muuta mingisugust päris keelereeglit, siis selliste tähelepanekute põhjal korjunud ettepanekute alusel tehakse esildis keele toimkonnale, kes siis asja arutab ja kas siis otsustab seda põhimõtet muuta või ei otsusta. Ja ma hea meelega tsiteeriksin veel ka Helle Metslangi, kes oma Wiedemanni kõnes on siis välja toonud kenasti, et iga keele detaili pole jõutud luubi alla võtta ja põhjendada ja nii on kujunenud ka norminguid ja soovitusi, mis kasutuses juurduda ei taha. Nii et see ongi nagu meil põhiline koht, millega me üritame töötada, et kui me mingeid soovitusi ja selgitusi praegu anname, siis igal juhul püüame seda tausta hoolega uurida. Ja võib-olla ei ole paha ka siin meenutada, et see Eesti grammatika suurteos 2023 on ka kirjeldav grammatika, mitte normiv grammatika. Nii et kõik sealsed jutud on samamoodi põhinevad eesti keele andmetel, korpuse andmetel ja nii, et see on siis ka hea materjal tähelepanekute tegemiseks õssi ja teiste sõnaraamatute jaoks. 30ndatest aastatest alates on järgitud põhimõtet, et ühiskeel ja kirjakeel ei tohiks teineteisest väga kaugele minna. Ja siin on siis teada, et vähemasti üks teisitimõtleja on olnud omal ajal see Johannes Aavik, kes ei näinud miskit viga selles, kui kirjakeel läheb lahku rahvakeelest. Aga tema on ikkagi suhteliselt vähemuses olnud. Nii et meie sõnastikud ja õss toetuvad keeleuurimise tulemustele. Siin veel kasutan ühte Arvi pilti Arvi ettekandest, lihtsalt visuaalselt silma ees, et kuidas meil keeleandmete võimalused on kasvanud. Et see viimane tulp on siis meie praeguse korpuse suurus ja alates 90ndatest, kui korpusi on hakatud meil koguma, et kuidas siis, millisel viisil on siis korpuse andmed meil kasvanud. Nüüd natukene siis praegu ka nende praeguse õssi põhimõtetest. Et esimesed slaidid ma lihtsalt kirjeldasin seda tööd, mida me teeme, milliste sõnadega, mil viisil me teeme. Aga see slaid kujutab siis meie praegusi, meie kujundatud põhimõtteid. Et laias laastus kujundame siis praegusele õssile selgema neutraalse või ameti- ja tarbekeele joone. Et senised õssid, nende esimeste slaidide sõnavaliku järgi ei olnud tegelikult ametliku keele sõnaraamatud või et nad ei keskendunud ametlikule keelele, vaid õssis olid tegelikult igasugused sõnad, kõik sõnad, vanad, uued, luulekeelsed sõnad. Nii et me natukene kujundame praegu sellise selgema joone ja
Seda on siis toetanud meie tähelepanelike jälgijate arvustused ajakirjanduses, et Helika Mäekivi ongi siis oodanud samamoodi, et sõelutakse välja mingisugune kirjakeele kiht, mis siis tuleb selleks õssi osaks. Ja Peep Nemvalts on ka siis rõhutanud, et sooviks õssist näha pigem sellist neutraalset sõnavara, mis hõlmab siis igasuguseid ametitekste ja tarbetekste. Ja teine suur põhimõte on, et me hoiame lahus üldkeele ja oskuskeele. Et õssis on ikkagi eeskätt üldkeel, aga mitte oskuskeel. Et oskuskeele jaoks on meil rikkalikud andmebaasid praegu Sõnaveebis, nii et oskuskeele paneme sinna. Ja seda poolt on siis toetanud Reet Kasik oma ütlustega, et kuidas on püütud ligi 100 aastat siis mingeid termineid ka üldkeeles vahetegemise mõttes nagu eristada ja see ei ole olnud kuigi tulemusrikas. Ja et kuidas õssid on ikka pööranud selle terminoloogilise esimuse on siis sõnade puhul nagu tähtsamaks või nii-öelda õigemaks pööranud võrreldes üldkeele kujuga. Ja Reet Kasik mainib ka, et üldkeele sõna kuju peaks igal juhul õssis olema esikohal ja üldkeele kuju ei tohiks nimetada argikeelseks kujuks, et see on just nimelt tavapärane meie keele asi. Siis ametikeele poolt ma vaatasin ka põhiseaduse sõnu. Et siin oli samamoodi üks kunagine Arvi tehtud loend põhiseaduse sõnadest, et ütleme, mida arvata, kui ametlik sõnaraamat see õss on, kui tegelikult põhiseaduse sõnad seal puuduvad või kõik põhiseaduse sõnad ei ole õssis sees. Nii et siin on nüüd praegu väike valik õssist puudunud põhiseaduse sõnadest, et nagu istungipäev, riigivärv, teaduskatse, toit ja kaotus või siis tulundusettevõte, tulundusühendus, tulundusühing, aga õssis on tulundusühistu. Nii et kuidas nüüd siis seda hinnata, et kas siis põhiseaduses on kehvad sõnad, ei ole õiged sõna valitud. Nii et või välisleping või ühisasutus. Ja isegi sattus sekka põhiseadusse üks kehvaks hinnatud sõna, nimelt siis loodusressurss ja mida õss on siis soovitanud loodusressurssi mitte kasutada ja asendada see loodusvaradega. Samasugune keeruline koht on tegelikult ka uute sõnade valimine järgmisse õssi. Et siin on väike valik erinevatel aastatel registreeritud uusi sõnu meie baasides ja murrujoone ees on siis need sõnad, mis on praegu saadud valitud õssi. Nii et 2020. aastast on valitud 45 sõna õssi, aga sõnu ise on 149. Ja need on nüüd sellised uued sõnad, mis tähistavad nagu uusi mõisteid või uusi nähtusi meie elus siin ümber. Mitte sellised uued sõnad, mis lihtsalt varem on sõnastikest välja jäetud. Nii et midagi on saanud sisse, midagi on jäänud välja. Nii et sama keeruline, kui nende kõnekeelsete üle on otsustada, on siis sellesse valikusse tõmmata nüüd uusi sõnu. Nii et siin on siis näidis sellistest sõnadest, mida praegu ei ole õssi valitud. Et kuidas siin nüüd suhtuda või kuidas peale vaadates otsustada, et midagi kaasa võtta, midagi maha jätta, et see on väga raske otsustada. Nii et selliseid sõnu on meil praegu ühendsõnastikus umbes 2000, mis on selle märgiga uus, et nagu uued asjad või uus mõisted. Aga õssi mahub nendest praeguse seisuga ainult 500. Õssi toimetamise juurde kuuluvad meil ka muu sisu osa ülevaatamine. Nii et kui me nüüd oleme ette võtnud sellise neutraalsema suunitluse kogu õssile, siis sellised näitelaused, mis on haruldasemad, vanemapoolsemad, imeliku mitte nii neutraalse sõnakasutusega või vormidega, et need me jätame praegu õssist välja. Nii et siin on päris toredaid näiteid, nagu kaob kahkjasse akku, pea suu, mis sa plagised, ja suurekaliibriline suli, kukk vopsib kanu, hobune hinkus kurjalt, sooled käivad kubemes, vänts liha, vaskisil liul, eestotsast läheb sisse, tagant tuleb välja. Nii et ütleme, selliseid lauseid me päris hoolega vähendame õssist ja nad on siis nii-öelda ametlikus sõnaraamatus praeguseni sees olnud. Või siis teine osa näitelauseid, et sugupoolte teemad, et neid me ka oleme ikka kõvasti õssist välja arvanud ja siin on päris selliseid näiteid, mida ma olen isegi imestanud,
kas ei ole tulnud tagasisidet tänapäeva elust, et kuidas ametlikus sõnaraamatus tohivad sellised näited olla. Nii et siin on väga selliseid veidraid näiteid ja naiste kohta ulale läinud naine või artiklis Mätas on madal ja matsakas naine nagu Mätas ja meeste kohta urbse ninaga vanamees vohmib eite, luukur mees, rautas tüdruku enneaegu ära, et ütleme, see ei ole justkui õssi materjal. Nii et või poiss sai rihmaga pookida, laps väärib vitsa, prõmmib lastega. Nii et sellist materjali oleme me siis õssidest nüüd praegu järgmise õssi heaks kõvasti vähendanud. Ja need jäävad, ütleme, kui me õssi ei võta, siis nad laias laastus sõnaveebi jäävad ühesõnaga. Näitelaused võib-olla kõik, et tegelikult ei jää. Nüüd üks väike teema, mida veel puudutaks, on siis õss ja variatiivsus. Et siin on siis ka, et kui algul need uuskeele ja õigekeele asjatundjad seal, jutumärkides asjatundjad arvasid, et sünonüümiat tuleks vähendada, et tegelikult ütlevad keeleuurijad, et keel on sünonüümiast küllastunud ja sünonüümiat muudkui tuleb juurde. Nii et siin on üks näide, mida on Krista Kerge oma doktoritöös välja toonud, võimlemise tunni näide. Et sõnad võimlemine, võimlemistund, kehaline kasvatus, need on siis ühiskeele, kirjakeele normaalsed sõnad. Nende kõrval on ka kehka või keka omal ajal olnud, aga nüüd on asjalood jällegi muutunud, sest alates möödunud aastast on siis koolides hoopis nimetatud seda tundi liikumiseks ja liikumisõpetuseks. Nii et kuidas õssi kõik sellised variatiivsused või muutused sisse jõuaksid, et neid kinni püüda võib olla üsna keeruline. Ja keele variatiivsus, ütleme, kui üldse mõelda, et mis see ametlik keel on ja et mis on prototüüpne ametlik keel, et Krista Kerge on siis prototüüpselt ametlikuks keeleks nimetanud eeskätt siis teaduse ja õiguse valdkonda, et see siis peaks igal juhul olema õssi osa, sest et õss on meil ametliku keeles kirjakeele norm. Ja kuidas siis mõelda sellest prototüüpselt vabast ehk informaalsest keelest, et kui palju seda siis on vaja sinna õssi panna või võib-olla ei ole vaja õssi panna. Ja iga valdkonda iseloomustab siis primaarset sõnavara, mis on nagu sõnastiku asi, aga sekundaarselt siis süntaks, mis ei pruugi, ei ole sõnastiku asi, et see peaks pigem kuuluma teadmikku. Nii et nüüd siis, kui mõtelda selle peale, et õssiga või õssita, et kui meil on vaja normi vaadata, et kas norm on ainult õssis. Et siin on mul tehtud selline slaid, et õiguslikult on norm ainult õssis. Ja see uus õss hakkab kehtima siis alates 1. jaanuarist 2026, aga nagu juba siin eespool räägitud, et kirjakeele norm ta on kohustuslik ainult ametikeeles. Nii et de jure on siis ikkagi õigekeelsus sõnaraamat on kirjakeele norm. Ja see jääb siis muutumatuks, panin küsimärgiga, et ei tea praegu kas 7 aastaks, nagu meil viimased intervallid on olnud. Aga mis puudutab siis ühendsõnastikku ja sõnaveebis olevat materjali, siis tegelikult de facto on norm seal samamoodi olemas. Nii et seesama kirjakeele normi info on sõnaveebis ehk ühendsõnastikus täpselt samal viisil olemas. Seal on lihtsalt 3 korda rohkem sõnu ja seal on kogu keele info ja eeskätt kõik tähendused, aga ka igasugust muud infot. Ja sõnaveebis on siis ka need juba mainitud terminibaasid, nii et kogu oskuskeele varamu ja põhilised andmestikud on just seal sõnaveebis. Ja EKI ühendsõnastik ja terminibaasid täienevad pidevalt ja keeletoimkond töötab ka pidevalt, nii et keeletoimkonna vahepealsed otsused hakkavad kajastuma siis sõnaveebis ühendsõnastikus, aga paraku nad siis sellesse järgmisesse õssi niimoodi sellisel mugaval viisil ei jõua. Siis ma vaatasin korra veel ka kooli õppevarasse sisse selle Opiku keskkonna kaudu, et kas sõnaveeb on juba sinna jõudnud, sest paar aastat tagasi ma olen seal käinud uurimas, paar aastat tagasi ei olnud seal mitte mingisugust kajastust sõnaveebist, aga nüüd on, nii et näiteks Avital
on 6. klassi eesti keele õpikud, kus on siis võrdlevalt välja toodud sõnaveebi õssi ja sõnaveebi võimalused, määrata siis sõnade muutevorme ja muud tüüpe ja õpetatud siis sõnaveebi ka kasutama. Ja siis samamoodi on olemas siis õpik, inimese ja ühiskonna õpik, kus omakorda tutvustatakse sõnaveebi, et kuidas seal päringuid teha. Ja näite ülesandeks on pandud just see kaamli juhtum, kaamli või kaameli ja lastud siis mõtiskleda selle üle ja vaadata, mis siis sõnaveeb praegu pakub. Ja see kuulub just siis sellesse normingu ja tegeliku kasutuse vastuolude gruppi, et kui siis asja veel edasi uurida, siis teadmikkust leiaksid õpilased selle kohta omakorda siis märkmeid. Ja muidugi ei saa sellest üle ja ümber, et õssi on peetud meil selliseks rahvuse sümboliks, et emakeeleõpetajate esimees on seda kinnitanud ja välja ütelnud. Ja samas on ta siin omaenda tsitaadis ütelnud, et inimesed ostavad selle raamatu oma raamaturiiulisse, aga iseasi, kas nad seda ka kunagi avavad. Aga see ongi teine asi, kui on sümbol, siis on sümbol. Nii et seda sama asja küsisime me ka oma sõnaveebi kasutaja uuringus ja siin on siis ümber tõmmatud need lahtrid, et 3,5% sõnaveebi kasutajatest ütles, et nad ostaksid küll õssi, et panna see oma raamaturiiulisse ja 1,2% nendest inimestest siis arvas, et nad ka raamatut kasutavad. Nii et päris lõputuseks ma kasutaksin veel nii-öelda selliste kaasarutajate, kaasteeliste tsitaate, et oma Sirbis on olnud siis vestlus Mari Tarandi ja Krista Kerge vahel, kus nad on ka keeleasjade üle arutanud ja siis nagu nimetanud selliseks kehvaks nähtuseks keeleks sellist vabatahtlikku enesepiirangut, mis siis haagib ennast liiga mingisuguste ettekirjutatud normide või siis õssi või siis seaduse ettekirjutuste külge. Või siis seaduse tegijad siis on oma seaduse keele kütkes. Ja siis Paul-Eerik Rummalt on siis sellel aastal erakirjavahetusest tulnud siis selline tähelepanek, et see paaniline ülereeglistatud keelendusest kinnihoidmine suretab ju loomuliku keelevaistu välja, nagu miski priitahtlik orjus. Et hakkab nüüd nagu pisut järele andma. Nii et praegu me siis loodame oma sellises õssiteos natuke just selles suunas liikuda. Nii et aitäh kuulamast! Aitäh väga põneva ülevaatliku ettekande eest. Kindlasti tekkis saalis, võib-olla ka veebis mõtteid, küsimusi, kommentaare. Et kas keegi saalis tahab juba kätt tõsta ja küsida? Üks hetk. Aili Künstler, eristasid oma jutus kirjakeelt ja üldkeelt. Et kas sa defineeriksid, mida sinu arvates tähendab kirjakeel, mis see on? Ma ei suuda seda defineerida, sellepärast, et minu ajus on ta ka suhteliselt, mulle tundub, et samal viisil nagu Krista Kerge ajus, et ma ei oska seda vahet teha. Et vahet võib-olla saab teha sellel viisil, et kui panna siis see mingi register ja saab külge panna, siis saab öelda, et kõnekeelne ei ole kirjakeele osa, ütleme. Aga muus mõttes mina ütleksin, et kõik on üks eesti keel. Selge, aga üks küsimus veel. Et see loomulik keelevaist on väga tore, et kui seda oleks, siis oleks väga tore. Aga see, mida mina näen iga päev oma töös, on toortõlge inglise keelest, mida inimesed teevad. Ja see ongi see tänapäevane loomulik keelevaist. Et ma ei usu, et Paul-Eerik Rummo seda mõtles. Et siin võib-olla tal ei ole ikkagi nii tõsist kokkupuudet selle tegeliku keelekasutusega. No ütleme, aga kus on tegelik keel? Tegelikku keelt me näeme selles keelekorpuses. Nii et ütleme, meie vaatame neid andmeid, mis on keelekorpuses ja seal ta nii, tähendab, ta ei ole esikohal seal, ütleme nii. Kahtlemata seal näeb selliseid näiteid, aga ta ei ole esikohal.
Võib-olla siit järgmisena olekski hea võtta küsimus, mis on tulnud meile veebi kaudu. Mari Koik on küsinud, kuidas suhtute sõnaraamatu tegijana sellesse, et tulevikus moodustab ühendkorpusest ilmselt üha suurem osa tehisaru loodud tekst? Esiteks, meil ei ole praegu mitte mingisugust täpset teadmist, kuidas hakkab tulevikus moodustuma ühendkorpus. Teiseks, me praegu veel täpselt ei tea, millise jõudluse ja oskusega hakkavad olema tehisarud. Alles üleeile oli meil siin instituudis seminar, kus alles selgitatakse välja neid tehisarusid, kes eesti keelega kõige paremini klapivad, eesti asjadest kõige paremini aru saadavad. Nii et see on ainult avastuste rada, millega me peame alles tegelema hakkama ja alles siis saab sellele küsimusele vastata. Kas saalis on veel tekkinud küsimusi või kommentaare? Ja Peep. Ja Peep Nemvalts. Aitäh selle huvitava sissevaate eest teie töösse. Aga kui nüüd mõelda edasi, saime teada, et kuidas te töötate, väga hea on, et neutraalsema keele suunas liigute. Aga kui sa nüüd äsja vastasid, et kõik on üks eesti keel, kuidas siis sõnaraamatu tegijad, sõnaraamatu, mis peaks esitama kirjakeele normi, ei tea, mis asi on kirjakeel. Et need asjad nagu ei klapi hästi kokku. Ja kui nüüd väitsid, et annate ka soovitusi ja selgitusi, siis ikkagi, nagu olen ka varem küsinud, mis on soovitused ja mis on selgitused, mida te siis õieti soovitate ja mida te selgitate. Ja kui tõesti liikuda selgema neutraalse keele poole, siis loomulikult igasugused vulgarismid ja muud sellised, nagu sa näitasid, peaks sealt välja jääma, väga hea, et jäävad välja. Aga juttu oli ka sellest, et oskussõnad jäävad välja, mis iseenesest on mõistlik. Aga siis, kui sa näitasid uusi sõnu, no kõiki ei jõudnud nii kiiresti silmata, aga silma hakkas näiteks sõna nagu hajaenergeetika. Kas see on tõesti üldkeele sõna? Mulle tundub, et see on mingi oskuskeele sõna. Need küsimusi on rohkem kui vastuseid praegu. No nii ongi, tegelikult nii ongi, et ma omast arust püüdsingi illustreerida meie raskeid valikuid. Et kuidas mõõta, kas hajaenergeetika on meil, kui ta ajakirjanduses esile kerkib, kas ta on rohkem õssisõna või rohkem terminibaasi jääv sõna, need ongi meie igapäevased rasked valikud. Ja millele siis omakorda seab piirid ette õssi enda maht, paberist õssi maht. Kas on veel küsimusi või kommentaare? Veebist ei ole tulnud. Ma küsiks siis ise võib-olla, et mis siis selle õssi koostamise nii-öelda kõige raskem osa on, kas ongi see otsustamine, et mis on õssi sõna? Ma ütlen, minu meelest on see küll kõige raskem. Et muu info, et kirjeldada see sõna ära, pakkuda talle morfoloogiline kirjeldus, lühikirjeldus siis õssi stiili järgi, pakkuda neid liitsõnu, pakkuda tuletisi, see on juba selle sõna konkreetne kirjeldamine, aga see algne valik, et kuidas valida välja iga 3. või 4. sõna, mis oleks just täpselt õssi kaaluga sõna. Et minu jaoks on see kõige raskem küsimus. Jah. Veel küsimusi, kommentaare? Jaa, Katri. Aitüma selle toreda ettekande eest. Et mul tegelikult tekkis palju mõtteid, aga kõige suurem jõnks tekkis selle koha peal, kus sa lõpus mingitel slaididel ütlesid, et kirjakeel, ühiskeel ja siis õssi valikute mõttes kirjakeele alla võtame teaduskeele ja õiguskeele. Ma ei ütelnud seda õssi mõttes, ma mõtisklesin selle üle. Need olid nagu, mis Krista Kerge oli kõige prototüüpsemalt või kõige tüüpilisemalt selle ametikeele näitena välja toonud. Jah, ametikeele näitena küll, aga need siiski ju nagu haakuvad minu meelest suures osas hoopiski oskuskeelega. Nii õigusaktide keel kui ka teaduskeel, see on hästi paljude ja valdkondade oskuskeel. Et see ilukirjanduse väljajätmine
on siukene, võib-olla siukene nagu libe tee või vastupidi, noh, vaesestab. No loomulikult, tähendab täpselt kõigest sellest ma täpselt räägingi, et ühest otsast vaesestab, teisest otsast püüame teha sellise selgema neutraalse ametikeele joone. Kui me võtame aluseks ainult ametikeele tekstide sõnavaliku, siis on õss nii vaene ja nii kuiv, et kellelegi see sõnaraamat ei meeldiks. Aga tagasi tulles nüüd selle kirjakeele normi juurde ja siis see, mis peaks millegi alus olema, siis noh, kui me räägime nagu keele avaldumisvormidest, siis on ju nimetatud, et see kehtestab ortograafiat. Ortograafia on kiri. Et ühesõnaga see, et lihtsalt suuline suhtlus on tänapäeval palju kolinud kirjalikku vormi, ei tee temast kirjakeelt. Jah, kõik need blogid, foorumid, asjad, mida on ka korpuses, ma ütleks, et liiga palju. Need ei saa hakata kirjakeele normi või isegi nagu ühiskeelt defineerima minu meelest. Jaa, ei loomulikult mitte. Aga see ongi, et korpuses on võimalik neid allosi vaadata ja selle järgi hilisemad ettekanded omakorda räägivad, et kuidas me oleme püüdnud näiteks kõnekeelsust välja töötada, et eristada korpuse materjalide põhjal. Nii et see kuulub meie igapäevase töö sisse, sellest vahest nagu arusaamine. Aga võib-olla oleks asjakohane siinkohal siis hakata eristama toimetamata ja toimetatud keelt. Just nimelt korpuste kontekstis. Aga kust meil on sellist infot võtta? Allikate põhjal vähemalt blogid ja foorumid teoreetiliselt ei peaks olema toimetatud. Jaa, aga ütleme, keeleuurijad hindavad ka nii-öelda tegelikku keelepruuki. Ei, ma ei räägi sellest, et need kuskilt otsast välja jätta. Vastupidi, ma tahaksin näiteks, et näiteks need näitelaused, mis te välja praagite, et need säiliksid kuskil mingisuguse korpuse osana. Aga ma räägin seda, et kui me lähtume nii-öelda mingitest kirjakeele määratlustest, siis seal tuleks ikkagi võtta fookusesse rohkem nii-öelda toimetatud keel, on minu argument. See on see kahe otsaga asi, et kui me tegelikult uurime seda sama vahekorda õssi ja tegeliku pruugi vahel, siis justkui ei ole päris õige toetuda ainult toimetatud tekstidele, et siis tuleks vaadata ikkagi kogu keeleelu. Et muidu me liigume täpselt nende vanade 100 aasta taguste ütlustega muudkui edasi ja selles on ka küsimus, nii et seda päris nii ma ei ole nõus, päris nii ei saaks teha. Nii, aga Liinal oli ka küsimus. Ja ma tahtsin omalt poolt tegelikult rohkem kommenteerida ka seda poolt just, et kui me räägime siin korpuse põhjal toimetatud ja toimetamata piiri tõmbamist, siis see on täiesti võimatu, sellepärast et ka ajakirjandus sisaldab suures hulgas igasuguseid kommentaare, lisandusi, seal me ei tea kunagi, kes on sellest kõigest üle käinud, et kus ja keda siis mille põhjal seda teha. See on võimatu ülesanne. Ja teiseks näiteks ka blogisid ei saa tänapäeval võtta kuidagi nagu sellise toimetamata keele sellise nähtusena, sest blogid on sageli väga professionaalsed. Need on sageli sellised mingisuguse asutuse, kelle iganes selline suhteliselt ametlik häälekandja. Nii et seda piiri ei ole eriti võimalik tõmmata. Ja teiseks muidugi, eks ju, kui me räägime ikkagi sellest, et tegelik keelekasutus ja toimetatus, et ma olen hästi seda meelt, nagu Margit praegu siin ütles ka, et me ei saa nagu toetuda ainult toimetatud keelele, sest siis on tõesti täpselt see, et nagu see sama 100 aastat tagasi mõned nagu väga lollilt tehtud otsused lähevad lihtsalt edasi ja edasi ja edasi. Järgmised põlvkonnad on täpselt selle sama olukorra ees, et see keel, mida nad on omandanud normaalselt või sellise loomuliku keele omandamise käigus on nagu väga sellises valusas vastuolus siis selle nii-öelda ametliku tekstiga ja me teeme sellise keerame käki oma lastele sellepärast, et nad näevad hullu vaeva, et õppida siis ära asju, mis on sellises nende hilisemas
elus suhteliselt võib-olla ebavajalik, aga samas kui Alli Künstler ütleb, et inglise keele mõju on tunda tekstides siit, sealt ja kolmandast kohast, siis nad seda ei oska isegi leida või näha. Et minu meelest see sellepärast ikkagi seda tegelikku kasutust peab monitoorima, seda peab jälgima, seda peab vaatama, sellega peab arvestama. See ei pea olema nii, et see käib kuidagi täiesti suvaliselt või uduselt, vaid ikkagi nii, et vaadata andmetele otsa ja selle põhjal teha otsuseid. Et jah, vabandust, läksin pikale. Aitäh, Liina. Ja ma mõistan, et küsimusi on väga palju, aga kahjuks on aeg otsas. Ka veebist on tulnud siin mõned küsimused, millele lihtsalt ei jõua vastata. Kuna meil on ülekanne, me peame ajakavast kinni pidama, aga Aili, te saate küsida Margitilt kohvipausi ajal või... Ei tahaks kommenteerida Liinat. Kommenteerida. Palun väga kiiresti. Et kommentaariks ikkagi, et kui tekstides on ilus eesti keel, kaasa arvatud murdeväljendid ja nii edasi, Sirbis vähemalt mina neid iialgi kuskilt ära ei võta. See, mida muudetakse, on inglise keele toortõlke, mis on ikka tohutult levinud. Ja võib-olla need on ka äkki mingisugused tehisaru, mingisugused saavutused, seda ma ei oska öelda. Nii et ei tasu muretseda. Kõik murdesõnad, mida inimesed kasutavad, kui nad neid oskavad ja õiges kohas kasutavad, kõik jäävad. Aitäh. Nii, aga täname siis Margitit ettekande eest, et meil on kingituseks, aplaus. Kingituseks on natukene šokolaadi, et siin on Konrad Mägi etüüd peal ja kõrvale saad kuulata siis Arvo Pärdi Uku Aru valssi ja siin on ka kiri, et Konrad Mägi maalis Saaremaa pilt, et ta oli, kui ta Saaremaad maalis, ta oli väga õnnelik ja võib-olla see, miks ta maalis, oli rõõm või huvi või kirg või nauding, et ma usun, et see kõik on sinus selles töös olemas, mida sa teed iga päev ja loodan, et sa saad siis ka, et kui see õiss lõpuks ilmub, et sa siis naudid seda oma töövilja. Palun, aitäh. Aitäh.